tere ja ma jätkan siis looduselementide seost meie inimsuhetes. Et ma olen juba teinud vesi ja tuli. Lingid on siin all. Kuid vaatame ka maa või õhu. Kes siis täna läbi tuleb? Kas maa või õhk? Vaatame. Kellele fokusseerime täna tähelepanu? Jah, maa. Täna tuleb maa. Maa on siis sõnn, neitsi, kaljukits. Vesi on vähk, kalad, skorpion. Tuli on ambur, jäär ja lõvi. Ja õhk on veevala ja kaksikud kaalud. Ja mis on maa elementide tugevused, sõnn, neitsi, kaljukits, mis on nende tugevus? Kindlasti nende tugevus on distsipliin, järjekindlus, praktilisus, maandatus, kodutöö, pere, kesksus. Ja ma leian, et pigem need. Mis on aga nõrkus? Võib-olla nõrkuseks, ma olen tähele pannud, et nad võivad olla väga kiired mingis osas, võib-olla isegi liiga kiirustavad, aga nad on pigem aeglasema loomuga muutustele. Avatus on nendel, tuleb natuke aeglasemalt. Aga kui see tuleb järjekindlalt, kuid nad on ikkagi aeglasemad märgid, elemendid. Nõrkus veel, võib-olla nad ei ole väga avatud meele ja südamega alati, sest neil on mingi oma traditsioonid ja siis väga tihti nad ei ole paindlikud. Võib-olla see osa. Ta on liiga rigid, võib-olla mõnes punktis mõni kord, mitte alati. Võib-olla ka liiga tööle keskendunud, töö, eesmärgid, see võib olla ka. Et muud asjad võivad jääda natuke unarusse. Võib olla ka ülemõtlemist. Minu jaoks nendest kõige balansseeritum on võib-olla sõnn, kellel on nais- ja mees energiat tasakaalus sellepärast, et tal on see Veenus seal. Tema nagu see planeet on Veenus. Neits ja kaljukits on võib-olla minu jaoks on nad ikkagi rohkem meesenergias, sellised konkreetsed tegutsejad ja võib-olla ka kiiremad kui sõnn selle tõttu, et sõnn on rohkem nautleja nii-öelda nendest kõikidest. Tema on kõige nautlevam ja just sellepärast, et tal on see planeet on Veenuses, ehk siis tegelikult sõnnid, nii mehed kui naised on väga mehelikud minu jaoks, meesenergiast tugevasti, ehk siis neil on omadused, meesenergia omadused domineerivad, aga nad oskavad väga nautida elu ja aega ja neil tuleb see mees- ja naisenergiate tasakaal rohkem sisse, võib-olla nemad on ka rohkem avatumad selles osas selle tõttu. Neits ja kaljukits on minu jaoks rohkem maaelemendi ehk meesenergia niukene väljendused selle tõttu, et sõnn natuke eristub nendest. Aga ka tema on, et nad on ikkagi väga sarnased üldplaanis. Aga kuidas siis kuidas vee element mõjub maale? Ma leian, et maa kardab selliseid liigseid, maaelemendi inimesed kardavad selliseid liigseid emotsioone, üleujutusi, neile on see pigem nagu ohuks. Kuigi vesi tuleb nende ellu tavaliselt midagi tasakaalustama, midagi avama, südant või meelt avama, siis neid nende tavapärasest praktilisest liigtõsidusest välja tirima, siis maaelemendid kardavad veeelemente osati. Sellepärast, et nad tajuvad ohtu kas üleujutusele, liigniiskusele, ühesõnaga. Samas nad on ressursiks maale. Vesi on, tähendab, veeelemendid on ressursiks maale kindlasti. Midagi ei saaks siin maal kasvada, kui meil oleks kuiv kui kõrb.
aga nad kardavad väga seda emotsioone, mida veeelemendiga alati käib kaasas. Sellised, nad kardavad, et mõnikord on see balansis kõik, et nad kastavad maad, taimi, hoolitsevad, aga mõnikord ootamatult võivad emotsioonid, kurbus või võivad üle ujutada midagi ja maa tunneb alati nagu ohtu ja ta tunneb ohtu just oma ressursside osas. Tema tahab nagu hästi raamides olla, aga vesi tahab just teda nagu raamidest välja tõmmata natuke. Ja sellepärast maaelemendid võivad tunda ohtu. Samas nad imetlevad vett ja nad on tänulikud veele. Ja vesi näeb maad jälle liiga sellise nagu liiga raamides. See on nende jaoks oht, nemad tunnevad ohtu selles osas, et liiga raamis, liiga kontrolliv, liiga tõsine, liiga traditsiooniline, liiga omades asjades kinni, ei ole paindlik, on paindumatu, ühesõnaga liiga selline siin, liiga töösse, kauge, distantne, et siin on nagu selles osas, aga iseenesest maa hoiab vett, selles mõttes nagu kauss on, see maa on veele nagu kauss, ehk ta hoiab teda, et ta et ei tekiks üleujutus või uputus, eks ju, et ta hoiab teda selles mõttes kaitseb, hoiab, annab talle koha nii-öelda selles mõttes ja vesi kastab maad, et viljad saaksid kasvada ja et õhk ei oleks maal, taimed saaksid kasvada. Et ja vaheldusrikkust, et ei oleks ainult maa, vaid on ka veekogud, maismaa, ühesõnaga, et oleks nagu selline, nad on suht erinevad, kuid et nad on nagu mitmekesine, toovad mitmekesisust. Ma tegelikult unustasin maa ja maaelemendi, nagu ma tavaliselt alustan. Ja ma arvangi, et kui 2 maaelementi, on see siis sõnn ja kaljukits või kaljukits neitsi kokku saavad, siis kindlasti nad võivad olla koos väga head äriinimesed või rahatööinimesed. Mingite projektide elluviimisel sellised praktilised ja rahale orienteeritud, aga või eesmärkidele orienteeritud, nagu plaan ja nii edasi. Nad võivad hakata võimu võitlema, sest neil on tähtis raha, eks ju. Neil on tähtis, et see oleks paigas, et nad miinuseks, nad ei tegele liiga palju hea tegevusega, eks ju. Aga kui ma näen, kui erasuhtes on 2 maaelementi koos, siis võib-olla seal on nii, et kõik teevad oma töid, kuidagi jääb nagu liiga tõsiseks see suhe või üks luiseks või kuidagi liiga raha ja töö. Et kodus nagu kogu aeg ollakse nagu distantsilt osati, nagu ei õpitagi süvitsi teineteist näiteks tundma või midagi. Kuidagi hästi selline olme, töö, raha, hästi võib-olla, jah, kõik on nagu olemas, aga ei ole sellist sügavat rahuldust. Ja kindlasti nende vahel on võimuvõitlus. Et saavutuste osas, näiteks eesmärkide saavutuste osas kindlasti võib olla seal midagi sellist ka. Ja maavärin võib sellest tulla, kui liiga läheb selliseks konkurentsiks kätte ära ka vanema ja lapse vahel. Või töö ja paari suhtes. Ühesõnaga, muidu iseenesest paari suhe see maa ja maaelemendis võib olla isegi päris tasakaalus, aga võib olla igava võitu natuke. Liiga üksluine, seal ei ole mitmekesisust ja seal ei pruugi olla ka arengut. Seal on traditsioonid, seal on külluslik elu võib-olla, rikkalik elu, kuid midagi nagu tuntakse
pika peale, et ei ole arengut, et ei ole mingit liikumist, et ei ole mingit värskust või dünaamikat või mitmekesisust, et seal võib olla liiga praktiliseks minnakse. Et kaob see elu, võib-olla see, sügavus võib-olla, Kuidas maale mõjub tuli? Ta imetleb teda, ta leiab, et ta on särav, ta inspireerib, motiveerib, ta on nagu päike, täht taevas. Ta on nagu tema hingepikendus. Aga selline hingepikendus, et ta ise ei julge seda teha, mida tuleelemendid julgevad. Sisimas ta on ka selline soe ja oma hingega kontaktis, aga ta ise ei julge seda kõike nii julgelt ja väljendusrikkalt väljendada kui tuleelemendid. Aga nad tunnevad teineteise sisemise tule ära. Praegu ma näen sellisel moel, et maa näeb tuld. Ta näeb teda kui tähte, kui päikest. Ta imetleb, ta vaatab tema suunas. Ta austab. Tuli mõjub maale enesekindlana, aga tähtis on, et ta ei läheks läbi sellise imetluse üleolevaks, ülbeks. Et kui talle anda liiga palju krediiti, siis ta enesekindlus võib olla enesetähtsus võib liiga üles puhvitud olla ja siis ta võib pigem teha rohkem kahju, kui et oma sära ja soojusega head. Kui liiga imetleda, kui maa imetleb tuld liiga palju, et läheb lausa endast välja nii palju, siis ja tule üleolevus võib aktiveeruda. Mingi dünaamika tahab siin praeguse seisuga tulla, see ei ole alati kõiges nii. Praegu lihtsalt see sektor tahab üles tulla millegi pärast. See teema on väga universaalne ja lai, lihtsalt praegu tahab see tulla. Et tulel on oht see, et kui talle liiga palju imetlust anda või krediiti või tähtsust anda, siis ta ego läheb liiga suureks ja siis ta ei austa. Ta läheb liiga tähtsaks, üleolevaks, ülbeks ka maa suhtes ja unustab ära, mida tegelikult maa pakub talle. Ta ütleb, tuli ütleb, ma olen ju päike, maa siin... Maal ei olekski elu, kui ei oleks päikest, eks ju, valgus, soojus, kõik need asjad, protsessid. Aga ta unustab ära, mida tegelikult maa talle pakub. Maa pakub talle maandust. Maa pakub talle turvatunnet või sellist nagu maandatust, turvatunnet, mugavust, kohta, kus olla kaitstud. Et ta ei läheks üle võlli, et ta tunneks ennast kaitstud kindlana, armastatuna. Et kui tuli läheb liiga puhevile, siis ta juba võib olla ohuks, eks ju, iseendale ja ka teistele. Et siin on hea nagu hoida piire, et see maa siis maandab väga hästi tuld. Ja just nagu tulele või maale on tuli ehk päikeseratas väga tähtis. Siis elulise tähtsusega arengule maa, siis tegelikult ka tulele on väga tähtis ja väärtus maa element, sest ta pakub talle, et ta saab seda, ta jagab temaga seda, et ta saaks edasi särada, et ta saaks olla motiveeritud, aktiivne, edasiliikuv, sest ta toob selle tasakaalu seal. Aktiivsus, passiivsus, maa, taevas, kuu, päike, mets, meri, ühesõnaga nagu ta balansseerib, eks ju. Et siin on väga tähtis leida see balanss. Sain vist mõlemad kaetud, kuidas teised näevad. Ja kuidas maa näeb õhku?
maa näeb antud olukorras dünaamikas, mis ma näen siin, on nii, et maa näeb õhku sellisena, ma tajun seda, et ta näeb, et õhk rahustab teda. Et üks nagu puulehed sahisevad, väike tuuleiil selline. Annab talle mingit liikumist, aga samas ei tõmba teda juurtega välja liikumist. Ta ei ole liiga äkiline. Ta on samamoodi maandatud, nad mõlemad on maandatud. Õhk ja maa on mõlemad maandatud elemendid. Loogilised, sellised praktilised, et ta on talle liikuma panevaks jõuks, õhk on maale liikuma panevaks jõuks, aga mitte nii, et ta nagu tõmbab juured välja ja nii, vaid tasapisi, õrnusega, mõistmisega, step by step, tasapisi ja just läbi suhtluse. Et maale on õhk värskendav. Et ta ei ole jõuline, ta ei ole liiga agressiivne. Vastupidi, nad mõlemad maandavad teineteist. Ja kui õhk on väga selline analüütiline ja mõtete, siis maa on selline toit, liikumine, keha ja nii edasi, kodu ja need. Aga neil on nagu, nad on küll sarnased, aga nad on nagu erinevad ja täiendavad ikkagi omamoodi. Et maa näeb nagu õhk on temale liikuma panevaks jõuks, motivatsiooniks, sest ta on loogiline, ta mõlemad nagu loogilised, et suudab nagu selgitada, miks miski vajalik on või mis need järgmised etapid on aga ta õhutab maad, õhk õhutab maad liikuma, arenema. Heas mõttes muutustele, sest ta teab, et maa ei ole väga aldis muutustele, aga kui muutused, näiteks leinaprotsess on vajalik, siis õhk oskab seda väga hästi suunata maa elementi sellest läbi. Ja mitte liiga külmalt, vaid ikkagi protsessides, etappides, aga siiski jätkusuutlikult. Et neil on nagu kuidagi selline mõistmine on oma vahel selge. Et nad on natuke sarnased selles mõttes. Et kindlasti ka õhk aitab maa elemendil rohkem avardada maailmavaadet ja samas õhule avardab maa element. Ühesõnaga, mulle tundub, et nagu õhk oleks nagu kõrgemad tsakrate esindus, aga väga maine selle samas. Ja maa on madalamatest tsakrate ehk maisemate energiakeskuste esindus ja ta justkui nagu, kui vesi teda hirmutab, siis õhk suudab loogiliselt maale selgeks teha mingeid kõrgemate energiakeskuste keelt tuua maisemasse keelde, kui vesi seda suudab. Vesi on pigem tunnetega, siis õhk sõnadega väljendab. Ja see kuidagi maad rahustab, mitte ei hirmuta. Vesi on selline tunnete inimene, emotsioonide inimene, siis õhk on vastupidi ka kõrgemate sfääride ja tunnete ja tajude ja selles mõttes ekspert, kui kõrgemate energiakeskuste tugevad on tal need, aga ta suudab neid loogilisse keelde, maisesse keelde paremini võib-olla tõlkida nii, et see ei tekita hirmu, vaid vastupidi tekitab kindlustunnet, mõistmist, loogikat. Nad on samamoodi see fotosüntees, eks ju, on vajalikud mõlemale. Ja nad austavad seda. Nad saavad aru sellest, nad austavad seda. Selline sünergiline koostöö on neile väga see, nad igaüks teab oma osa selles koosmõjus ja see kuidagi töötab. Neil on nagu hea teineteise mõistmine, kuigi üks on võib-olla, sest vaata, üks on küll kõrgemate energiakeskuste esindus, teine madalamate, kuid neil on kuidagi nagu balansseering tekkinud seal praeguse seisuga, kui ma vaatan. Kui ma praeguse seisuga vaatan. Et aga samas on vahel nii, et maa ei näe õhku ja ta vahel ei oska seda hinnata. Õhk justkui tuleb järsku
nagu välk selgest taevast ja toob talle mingi blessingu, magic'u, mingi taipamise, mingi selle. Aga kui nad oleks nagu koos pidevalt, siis justkui nagu maa ei märkagi õhku ega õhu panust, igapäevast panust, mis on tegelikult väga-väga tähtis, sest ilma õhuta siin maal ei saaks meie elada, meie inimesed, me ei saaks siin elada, kui ei oleks õhku. Et see ongi see, et aga me ei näe seda, me ei saa seda katsuda ja sellepärast me nagu unustame selle ära, kuniks, kui on ninaga probleemid või mingi terviseprobleemid, kus on raskem hingata, siis me alles tuletame meelde, kui tähtis ja kui väärtuslik on see igahetkeline hingamine. Et õhuga on see, et jah, teda ei märgata võib-olla, teda ja tema väärtust, aga see on eluks oluline iga hetk. Saame olla toiduta, joogita väga palju aega, kuid ilma õhuta on krahh. Ilma hingamiseta. Ja et õhk toob maale uue hingamise, värskuse, ka perspektiivi mõttes. Mitte lihtsalt maises mõttes, vaid ka perspektiivi mõtete ja nii edasi. Ta suudab selgitada lahti, mis tekitab rahulikkust, maandatust, mõistmist. Aitäh sulle ja aitäh kõigile tasakaalu panuste tegijatele viimasel ajal. Aitäh teile, tulgu see mitmekordselt teile tagasi ja kindlasti te osalete ka minu kevadises suures loosis. Ma panen kõik nimed alati koheselt kirja sinna loosikarpi. Keegi ei jää välja. Aitäh teile kõigile, suurepärane. See rõõmustab. Kõike head, nägemist.